Oliver Berg on meie järgmine esineja, kes räägib meile siis, mis asi on TAIP. Oliver ise on selle sihtasutuse üks asutajatest ja juhatuse liige ja huvitav, et ta on kaitsenud, kui sa oled kaitsenud magistrikraadi Amsterdami ülikoolis tööga Euroopa narkopoliitika teemadel, et me tegime koostööd siin Tartu kultuuripeale raames, me teadnud, et sa oled ka narkopoliitika ekspert. Aitäh Neeme, aitäh Tadeus. Kuulge, kuidas tunne on? Kus me oleme praegu? Mõtleme korra, võtame selle hetke. TAIP asutusena siis sihtasutus teraapia arenduseks ja innovatsiooniks psühhedeelikumidega. Me oleme siin, me oleme praegu, me oleme tegutsenud pisut vähem kui aasta. Ja me näeme, et ühiskonnas on olnud see ootus, millal keegi tuleb, millal me hakkame neist asjadest rääkima, millal me laseme seda hirmu siit ruumist välja. Teeme aknad lahti, siin ruumis mina ei tunne hirmu. Ma näen väga palju inimesi, kes kuulavad väga huviga, tahavad rohkem teada ja küsivad neid küsimusi, mis meil on vaja küsida, et selles valdkonnas vastutustundlikult koos edasi liikuda. TAIP-i asutajaliikmeid, meid on 3, mina, Mari ja Viljar. See teekond algas jah, kui ma Hollandist tulin magistrantuurist tagasi, selle uurimustöö käigus oli mul ka võimalus tõesti süübida teemasse. Meil kõigil on endal isiklik südamekutse sellega. Mulle väga meeldis, kuidas Anne alguses selle välja tõi, et ta tunneb, et seda asja tehakse südamega. Sest kodanikena me ei saa lihtsalt mööda vaadata, me ei saa vaikida. Et hakkame neist asjadest rääkima, teeme seda julgelt, kaasame kõiki eksperte, keda valdkonnas on vaja kaasata. Hollandist tagasi tulles see uurimustöö, see tulemus, et miks siis see teadustöö, mis meile annab nagu palju lubavaid signaale, et kuulge, siin on seda asja tasub rohkem uurida. Miks ma Eestis sellest midagi ei kuule? Kas me saame selles osas midagi ära teha? Kuidas saan mina kasulik olla? Ma ei ole psühhiaater, ma ei ole kliiniline psühholoog. Robin ka siin enne küsis, et mis minu roll või panus on. Kuidas see asi algas meil? Ma hakkasin inimesi otsima. Kes võiksid olla Eestis need inimesed, kellega koos me saaksime astuda neid samme, mis meil on vaja riigina astuda. Rääkisin Helle Kaasikuga, ühise sõbra Keiu Virro kaudu leidsin õigepealt Mari ülesse, sealt edasi Viljari. Viljar on juba pikka aega Eestis sel teemal rääkinud. Ja see teema tõesti, see ei ole mingi salateadmine, me tuleb tikutulega taga otsima. Me oleme näinud ja kuulnud, et need ülikoolid, kes sellega tegelevad, on maailma tippülikoolid. Hakkame seda teadust siis ka Eestis tegema. Ja kuidas TAIP saab siin kasulik olla? Me oleme huvikaitseorganisatsioon. Me toome osapooled kokku. Me soovime pakkuda seda ekspertiisi, et vastata kõigile neile küsimustele, millel meil on vaja vastuseid, et saaksime edasi liikuda. Ja see kõik on siis meie põhikirjalise eesmärgi teenistuses, et me loome ja võime ja arendame siis psühhedeelikumidega toetatud teraapia võimalusi Eestis. Praegu me teame, Viljar tõi välja, et meil on ketamiiniga võimalusi inimesi, kes seda ravi vajavad. Me saame seda ketamiiniga pakkuda, et mis on vaja teha, et me saaksime pakkuda teiste ravimitega. Miks TAIP loodi? Minust valdkonnas märgatavalt pikki aastat kauem tegutsenud inimesed juba andsid meile väga hea sissevaate sellesse, ma ei hakka neid asju praegu siin üle kordama. Vaimne tervis on kriisis, me teame seda. Ja pigem ma siis tooksin välja selle, et me kõik, kes me tunneme, et see teema vajab arendamist, meil on ka mingisugune see südame hääl, mis meid siin juhib. Mina saan öelda täiesti avalikult, rahuliku südamega, LSD on mind aidanud. Ma ei pea seda häbiasjaks, ma olen uhke selle üle. Ja et see teekond
teistele abivajajatele oleks lihtsam, kes ei saa SSC riidest abi, nagu mina ei saanud, proovisin, siis loome selle keskkonna, loome selle tingimuse. Meie visioon on siis see, et psühhedeelikumidega toetatud teraapial, et sellel võiks olla oluline roll vaimse tervise kriisi leevendamisel. Me ei saa seda ära lahendada, küll aga me saame otsida uusi võimalusi, et selle ulatus tõesti ohjeldada. Ja teaduspõhised psühhedeelikumidega toetatud teraapiad, vaimse tervise teenused oleksid abivajajatele kättesaadavad. Praegu need ei ole. Meid juhib meie missioon. Me seisame psühhedeelsete ravimite vastutustundliku ja teaduspõhise kasutusele võtu eest, et me saaksime neid Eesti riigi tervishoiusüsteemis kasutada täpselt nii, nagu huvipooled ütlevad, kuidas on kõige mõistlikum. Meie äppisime mingit jalgratast, meie ütleme, mida tuleb teha. Kaasame Eesti psühhiaatrite seltsi, Anne Kleinbergi väga inspireeriv sissejuhatustena. Kaasame kliinilised psühholoogid, kaasame psühhoterapeudid, Ravimiameti, Terviseameti, istume koos laua taga, mõtleme, mis me teha saame. Meie väärtused, 3 tükki, mis meid juhivad, kui me oleme segaduses, kui me tiimi sees ka mõtleme, kuhu poole liikuda, need on need kompassid, mis alati annavad meile selle tee kätte. Esimene teaduspõhisus. Me usume teadusesse ja me lähtume tõesti parimast teadaolevast ja olemasolevast siis tõendatud teadest. Me näeme, et valdkond liigub väga kiiresti, väga palju põnevaid uusi avastusi pidevalt ilmub, väga tõesti inspireeriv sissevaadile ka Kristjanilt, et tõesti, kui erinevate suundadega võiksime me psühhedeelikumide puhul teaduses ka edasi liikuda. Ja et tõesti nende lahenduste loomisel teeme siis koostööd ekspertidega ja oleme Eestis siis see rahvusvaheline hinnatud kompetentsikeskus. Et kui me näeme, et meil on riigis on need ametnikud või poliitikud, kes vajavad lisainfot, et kuulge, mis asi see on, et mida mul on nii palju küsitud, et kas te tahate narkootikume legaliseerida. Et jah, me peame selle ABC tegevusega, selle ABC kommunikatsiooniga tegelema, mismoodi me saaksime siis psühhedeelikumidest hakata tõesti mõtlema teistmoodi. Ja see on asi, mida me saame kõik koos teha. Et iga kord, kui me kuuleme, et keegi on uudishimulikult tahab teada, suuname, juhatame, jagame infot, mis meil on. Ja tõesti, loome seda arusaamist, et psühhedeelikumid, nad on ravimid. Teine väärtus, inimkesksus. Me väärtustame inimese ümber. See annab meile selle siira puhta sisemise drive'i, et me teame, et inimesed vajavad abi ja me ei vaata sellest lihtsalt mööda. Me ei kõnni pilt maas, et ei ole minu asi. See on meie kõigi asi ja mul on väga hea meel, et ma saan elada Eesti Vabariigis, demokraatlikus vabariigis, mis on tõesti piisavalt väike, et kodanikualgatus, mis on tegutsenud vähem kui aasta aega, suudab tuua kokku kõik võtme huvipooled. Ja me loodame, et me saame selles samas vaimus koos jätkata. Ja julgus. Me kõik oleme julged juba sellega, et me täna siin oleme. Me oleme julged sellega, et me julgeme küsida õigeid küsimusi. Me oleme julged sellega, et me julgeme jagada enda lugusid. Oleme sealjuures ka vastutustundlikud, psühhedeelikumidel on kahtlemata oma ohud, enne kõike psühholoogilised ohud. Me peame neist rääkima ka täpselt ja ausalt. Sest kui me viskame kõik ühte patta, et kõik on mingi narkootikum, siis me viskame ühte patta heroiini ja psühhotsübiini. Ja ühiskonnana me ainult kaotame sellest. Väljakutsed, mis teile tulevad, juba selle aasta jooksul on neid olnud, kui me nende põhikirja kokku panime, et mis meie põhikirjaline eesmärk on, meie esimene sõnastus ei läinud läbi, see ei oleks olnud, seaduslik süsteem ei tunnustanud seda. Näeme neis kasvuvõimalusi. Mõtleme, mis see meile annab õpetuseks. Kuidas me saame selle põhjal koos edasi liikuda. Meie tiim, Eesti riigi kodanikud, kes enda vabast tahtes sellega tegelevad. Mul on hea meel, et meie tiim on kasvanud ja on kasvamas, et selle tõesti lühikese tegutsemise aja jooksul me oleme jõudnud õigete huvipoolteni
kus me näeme, et tekib see vajalik orgaaniline uudishimu, et kuulge, väga põnev, et mulle pakub huvi, mulle meeldib see, kuhu see asi paistab liikuvat, kuidas ma saaksin kasulik olla, mis mina saaksin omalt poolt teha. Ja niimoodi meie tiim on kasvanud, meil on 3-liikmeline nõukogu, nõukogus on 2 psühhiaatrit, 2 arsti ja siis 1 uimastipoliitika ekspert Mart Kalveti näol, kes on Eestis pikka aega juhtinud tähelepanu sellele, et praegused uimastipoliitika raamistikud, need pärsivad meid, et teevad meile kahju. Ja demokraatliku riigina me peaksime koos midagi selle vastu tegema. Ja meie tiimis, praeguse tegevtiimis siis, tänase seisuga on meil 7 liiget, soovime veel kasvada, jällegi täitsa niimoodi avatult hõika nüüen välja, et me kindlasti sooviksime enda tiimi õiguseksperti, enne kõike just meditsiinivaldkonnas, me näeme, et meil on enda tiimis ekspertiisi selleks olemas, tunnete kedagi, jagage infot, äkki leiavad Taip ülesse ja kindlasti ka kliinilisi psühholooge soovime enda tiimi kaasata. Meie tegevused on jaotud patuspillis 4 põhilisse suunda. Need on teavitustöö, see on see, millega me ka täna siin tegeleme. Koolitused, räägin neist pisut pikemalt varsti. Teadustöö, mulle paistab küll, et see on nüüd täna tõesti juba läbi kumanud, me vajame rohkem teadustööd. Kontekstis, et Euroopa Liidus suurusjärgus pooltes riikides juba tehakse psühhedeelikum teadustööd. Ma vaatan ümberringi. Soome, Rootsi, Taani, Poola, Saksamaa, Prantsusmaa, Hispaania, Portugal, Austria, Tšehhi, Iirimaa. Tundub nagu seltskondi, kellega võiks nagu samas suunas liikuda. Me räägime innovatsioonist, aga reaalsus on see, et kui me jätka Eestis selle teemaga süstemaatiliselt tegelema, oleme maha jäänud. Ja huvikaitse, 4. suund. Huvikaitse, et me toome kogukonna kokku ja osaleme siis aktiivselt selles teaduspõhisest poliitika kujundamises, et mõtleme, mis me saame ära teha, et luua süsteem, mis julgustaks innovatsiooni. Eelnevate esitluste põhjal mulle paistab küll, et selleks on tarvidus. Vaatame siis põgusalt ka detailsemalt sisse, mida me siin oleme teinud, mis nende 4 liini all meie töö juurde kuulub, teavitustöö. Väga palju uudiseid on täna siit juba arenguid läbi jooksnud. Me toome neid teadmisi, toome Eestisse. Et tõesti huvitav, et meid pole nagu teaduskirjanduse poolt rohkem üles nopitud, katsume siis oma rolli selles mängida. Et alates sellest samast, eks ju, Hollandi riiklikud komisjonist, millest Tadeusz rääkis, Saipali teadusrahastuse tööst, eks ju, Euroopa Ravimameti arengutest. Et toome neid teadmisi ja olgem siin ka, vaatame neid ka kitsaskohti. Massachusettsis, eks ju, kus oli eelmine aasta, nüüd novembris olid valimised ja kus oli ka samamoodi valimissedelil siis küsimus, et kas psühhedeelikumi kasutusele võtta. Et sealne küsimus ei saanud seda vastust, mis oodati ja õpime neist. Õpime, et mis vigu on tehtud mujal, millest me saaksime enda tuleviku lahendusi üles ehitades õppida. Meil on ka enda väike taskuhääling, taipamised. Seni on 6 osa üleval. Kõik on mulle endale isiklikult väga põnevaid sissevaated andnud. Et see on selline tore turvaline ruum, kus me istume siis saatekülalistega maha ja saame tõesti avatult ja julgelt rääkida. Räägime psühhedeelikumide kasutamisest nii meditsiinis kui mujal. Eesmärk meie teavitustegemistel, kui me liigume nüüd edasi tuleviku poole, et psühhedeelikumide raviomaduste ja riskide kohta, et see teadlikkus ühiskonnas tõuseb, et see tõuseb kriitilisel hulgal, et siis selle aastal on üks väga konkreetne mõõdik, millest on siin ka räägitud, Psychedelic Care'i raames, millest mu hea tiimikaaslane Merle kohe varsti teile põhjalikumalt sissevaate teeb. Eestis 5000 allkirja. See on eesmärk.
Neil on selle eesmärgi täitmiseks aega aasta jagu, kuni järgmise aasta jaanuarini. Ja teeme siis omalt poolt selle teavitustööd, mis selle eesmärgi õnnestumiseks on vajalik. Lisaks siis varem mainitule, et see aasta meilt on juba küsitud ka, et kas saab, millal saab, et uudiskirja oleks vaja. Uudiskirja on meil töös, varsti siis saate samamoodi ennast kirja panna, et arengutega kursis olla. Ka meie muudes kanalites, Facebook, kogu tänane seminar läheb täies mahus meil YouTube'i vabalt kättesaadavaks. Ja kodanikualgatus Psychedelic Care, mis siit juba on läbi jooksnud. Koolitustegevussuund, mis on siin meie eesmärk. Et siis erialaspetsialistid, et neil oleksid need teadmised, mida neil on vaja, et pakkuda siis psühhedeelse ravi kontekstis seda psühholoogilist tuge, sest siit on ka läbi jooksnud, meil oli varem jooksis läbi ka väga intrigeeriv küsimus, et kas siis selle teraapia läbi viia, kas temal peaks endal see kogemus olema. Neid täiendõppeid, mida on vaja terapeutile, neid pakutakse Euroopas. Meie Eestis siin seda pakkuda ei saa, aga mida me saame Eestis teha, on tutvustada valdkonda tõesti spetsiifilisemalt, et täna meil on jah selline ütleme kiirformaat, teeme sellised kiired sissevaated siia sinna, aga et me saaksime pakkuda tõesti sellise kvaliteediga koolitusi, nagu me oleme saanud tagasisidet nii kliinilistelt psühholoogidelt kui ka psühhoterapeutidelt, kuulge, meil on vaja seda, et meil on vaja täpselt sellise kvaliteediga infot, nagu Karl Kristjan täna jagas. Et vau, sellised uuringud. Ja integratsioon, mis on ka täna juba sõnana läbi jooksnud, et me oleme siis välja arendamas integratsiooniringe, nüüd veebruaris plaanime esimestega alustada, et siis need psühhedeelsed kogemused, mis osadel inimestel, kes on ise läinud selle otsima, on võib-olla neil sõrmi kõrvetanud, et ei ole olnud see õige turvaline kontekst ja keskkond, võib-olla valed inimesed ümberringi, sest see on psühhedeelikumide oht, psühholoogiline. Et kui see kogemus tuleb vales keskkonnas, see võib tõesti jätta psühholoogilise trauma. Aga ka psühhedeelikumide eripära, et kui neid kogemusi lahti mõtestada, integreerida, selgub, et tegelikult see väga raske psühholoogiline materjal, see võib olla mingi väga oluline tuum, mis tegelikult pärast võib parendada inimese elu kvaliteeti. Teadussuund, eesmärk. Kuulge, peaks nagu päris selge olema, eks ju, et hakkame Eestis teadust tegema. Selleks TAIP on valmis olema koordineeriv asutus. Me oleme PARE võrgustiku liige, nagu Tadeusz välja tõi. Mõtleme, mis Eestis võiksid olla need suunad. Meile praegu paistab, et alkoholismi ravi, opioidide ravi, laimesõltuvusravi, et Eestis väga aktuaalne teema, kus meil ei ole häid lahendused nähku. Ja vaatame, hakkame koos neid vajalikke ressursse kokku koguma, et me saaksime teha. Ma tean, et Viljar näiteks on varasemalt ühe protokolli valmis kirjutanud LSD-ga uuringu tegemiseks, aga jah, et nad on ressursimahukad, mis jällegi see keelupoliitika, mis praegu siiamaani kehtib, teeb nendega töötamise väga kulukaks, kus neid hoiustada, kus neid sünteesida, kuidas transportida, me saame seda parandada. Ja tegevused, täna on siis selline väike seminar, aga soovime teha sellise suuremas mastaabis juba ürituse, millalgi hilissügisel vaatame, kuidas meil eeltööd õnnestuvad, sest ka täna siia saali mahtus meil 130 inimest, me teame, et tegelikult palju rohkem tundsid huvi, mis on ju äärmiselt tore. Arendame selle teadustööd siis koos Eesti teadusasutustega, koos PAREaga. Ja oluline, et me katsume luua selle toetusfondi, et täiendõppe, mida vajavad psühhoterapeudid ja psühholoogid ja psühhiaatrid, nad saaksid pisut väiksema põntsu enda rahakotile, sest need on päris kulukad. Ja 2 kiiret lihtsalt detailset sissevaadet, ma ei hakka väga detaili minema, aga et vaimse professionaalid, kes siin on, et tõesti, need on 2 asja, mis ma soovitan teile ära märkida, need on 2 Euroopa programmi, mis praegu pakuvad siis sellise kvaliteediga täiendõpet, et saab töötada Saksamaal Mindi näol ketamiiniga ja psühhotsübiiniga ja siis Open Foundationi TEP-programmi näol psühhotsübiiniga täiesti legaalselt. Olin ise ka siin esimeses infotunnis, järgmine infotund TET-il toimub 28. jaanuaril, täiesti kõigile kättesaadav infotund.
ja et selle info paneme ka enda kodu peal ülesse, saame rohkem sellest programmist teada ja vaatame, et kuidas võiks siis Type toetada seda täiendõpet. Ja huvikaitse, meie eesmärk sellel aastal, et see seadusandlus, mis reguleerib siis psühhotelefonimeetoreid, et ta oleks soodustav, et ta toetab siis nende programmide kasutuselevõttu integreerimist tervishoiusüsteemi. Teeme koostöökohtumisi, kõik, kes meil siin välja toodud, nendega on juba rõõm olnud koos laua taga istuda ja jätkame seda, pakume seda ekspertiisi, et kui me nüüd uus raviviise välja töötame, istume koos Ravimiametiga, Terviseametiga, Tervisekassaga ja teistega laua taha. Pikemalt minu poolt mitte midagi, et olen üks ju pärast siin samuti koos teiega 10 välja, tulge, räägime juttu, küsige ja kui teil paistab, et see suund, kuhu Type sihib, et võiks palju lubab olla, toetage meid. Oleme kodanikualgatus. Me saame kõik siin enda väikse panuse anda. Leidke meid üles meie kanalites. Suur tänu teile! Küsimusi tuleb kindlasti pärast veel juurde, aga kõigepealt küsimus, milline on olnud kõige suurem barjäär või sein, mille vastu te olete põrkunud siin Eestis? Me kujutame ette, et me oleme väga liberaalsed. No siin viimased nädalad on näidanud, kui midagi ärritab konservatiivset ringkonda, siis vastukaja on väga jäika. Mis on see barjäär Eestis olnud seni? On see inimeste peades, meedia ju kirjutab neist teemadest, tundub seksikas. Paljud rikkamad inimesed teevad kuskil metsad mingid asjad. Just ausalt öeldes, et ma julgen meie tiimi tunnetust taga, et mulle tundub, et me oleme nagu mentaalselt rohkemaks valmis olnud. Et need barjäärid on palju rohkem, et see on palju raskem, et kas või see, et me täna siia jõuaksime. Et see on palju raskem, aga need samad huvipooled, kellega me oleme kohtunud, on kõik teadlikud ju valdkonna arengutest. On ju vaimse tervise professionaalid ja me saame nagu seda signaali, et kuulge, väga hea, keegi viitsib nagu asjaga tegeleda. Sest kui meil varasemalt jooksis ka ressursside küsimus läbi, et muidugi jah, ressursid on piiratud. Ja see on see, mis me ka näeme enda riigi avalikus sektoris. Sotsiaalprojektide toetusmäär, eks ju, et sõltuvusravi aastane fond 200 000, midagi natuke peale. No see on nii pisku, see on ikka nagu piinlikult pisku ausalt öeldes. Aga võib-olla lõppu anekdoodid lihtsalt, et konkreetsed asjad mainisin, eks ju, selle tegevuse eesmärgi sõnastamise, siis eks ju põhikirjas, et notariaalselt kinnitatud saaks. Ja väga pragmaatilised, praktilised asjad. Millises pangas ollakse valmis pangakontot avama? Või millises pangas nähakse, et kuulge, see on ikka nii riskantne, et ei tea. On teil olnud selliseid? Alguses jah oli, et milliste organisatsioonidega me saame nagu ABC asju teha, natuke tuli seletada ja siis saime koos edasi liikuda ja et selle selgitustööd tuleb teha ja selleks me siin Type'iga oleme. Suur aitäh!